videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Läheb see elu edasi vääramatult, kui mis asi. Nii mõnegi asja kohta võib öelda, et see juhtub vääramatult kui saatus. Aga põrutame edasi, meie püha sõda jätkub. Olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot. Peab ütlema, ei sobi küll võib-olla tänase saate hakatuses öelda, aga kuradi hea tunne on, kui sa ei ole üksi, kui sul on sealpool optikat, sealpool juhet, toetajad, kamraadid, see on suur asi. Aga täna, nagu me kõik teame, on stuudios taas Igor Gräzin, keda on nii kiidetud kui kirutud. Põhimõtteliselt on ju mure küsimus see, et kui keegi ei räägi seda juttu, mis mulle meeldib, siis on ta idioot, juut, vabamüürlane või jätkake oma fantaasia järgi. Umbes niimoodi on ka nimetatud herr Gräzinit. Aga kui väljendatakse rahulolematust, et miks minu käest ei küsita, miks mind nimetatakse vandenõuteoreetikuks, miks ei arvestata ka teise arvamusega, siis need, kes virisevad, kuulake nüüd Igor Gräzinit ja mõelge, kas teine arvamus on kuulamist väärt või ei ole või kuulame ainult pimedas usus oma enda lugulaulu. Igor, esitan sulle peaaegu sama küsimuse, mis sai esitatud herr doktor Viktor Vassiljevile, et venelane kui niisugune. Viktor Vassiljeviga sai räägitud juurtest. Aga kuidas sina läheneksid küsimusele? No ma saan aru, et siin on paar asja, millest tuleks nagu eraldi rääkida, kus see venelase teema üles tuleb. Üks on see hallipassimeeste ja võõrkodanike valimisõigused kohalikel valimistel ja nende äravõtmine, see on nagu teema number 1 ja teema number 2, millest me tegelikult peaksime tegema teema number 1, on see, et meil on tegemist vaikse või suure nädalaga, see on siis nädal enne Jeesuse ristilöömist. Nüüd neljapäevane päev on selles mõttes nagu selline tähelepanu väär, et see on püha õhtu söömaaeg ja see on see koht, kus siis Jeesus ütles, et siin ma annan teile tüki leiba, murran leiba ja sööge seda minu mälestuseks ja jooge seda veini minu mälestuseks, millest on siis tänapäeval saanud üks kõige olulisemaid kogu kristluse selliseid pühasid või pühitsusi, nimelt armulaud. Armulaud, mida inimesed saavad siis kristlased igal pühapäeval või vähemalt mitu korda kuus. Nii et neljapäev on see päev, millest algab armulaua traditsioon. Nüüd edasi tuleb meil reede. Reede on siis kõige karmim päev, see on siis see päev, kui Jeesus risti löödi. Ja siin ma tahaksin tähelepanu juhtida minu kallitele kaasmaalastele ja sõpradele ja nii edasi, et see on vaba päev, tõepoolest vaba päev ja see on lipupäev, kui Eesti Vabariigi lipud üles riputatakse nii edasi, aga see ei ole rõõmupidu. Et see ei ole nüüd see koht, kus ei ole kihvt, et nüüd on siis püha ja nüüd kukume viina jooma nii edasi. Viina juua on võimalik ja viina juua tulebki minu arvates, mis elu see ilma selleta on. Aga reede nüüd ei ole see päev, kus seda teha. Tähendab, reedel tegelikult ei tohi üldse õieti midagi teha ja reede on leinapäev seoses sellega, et see on see päev, mil Kristus tapeti. Siis tuleb laupäeval, mis juhtus see, et Jeesus võeti ristilt maha ja maeti maha. See on selline halb väljend, teda ei maetud maha, vaid nii nagu juutidel kombeks oli, ta pandi
ja noh, need eriti, kes on Iisraelis käinud, teavad, et ega seal see mahamatmine on ka selline väga keeruline probleem, sellepärast et tegemist on väga kivise maaga, nii et seal midagi väga ka, noh, on võimalik küll, aga see ei ole nüüd see kõige esmane lahkunuga hüvasti jätmise moodus, vaid enamasti pannakse siis surnud inimesed kuskile koopasse. Seal koopas võib olla mitu surnukeha, surnut ei panda kirstu, vaid mässitakse valgete linadega ümber ja Jeesusega läks täpselt samamoodi. Jeesus siis viidi ühte kaljukoopasse, jäeti maha ja kaljukoopa ette veeretati suur kivi, et keegi nüüd surnud Jeesusele ligi ei saaks teda mõnitama või ükskõik mida. No, seda enam, et juudid ju suhtusid Jeesusesse tegelikult ikkagi algselt üsna halvasti, nii et see probleem eksisteeris. No ja vot nüüd tuleb siis see koht, kus võib siis külmutuskapi alt riiuli pealt tähendab viinapudeli välja võtta või siis noh, kes mida. Mina nagu selline viinamees enam eriti ei ole, eks omal ajal sai ikka võetud ka, aga mina olen selline veinivend. Nii et mul on need veinikesed kodus ilusti olemas ja mõnikord, kui väga kurb on, siis ma lähen kappi ja vaatan neid ja mõtlen, et varsti tuleb see aeg, kus ma teen teid lahti, kallid pudelikesed. Aga see siis juhtub pühapäeval, sellepärast et pühapäeval võetakse Jeesus hauast välja sealt ja läheb aega mööda ja Jeesus lakkab eksisteerimast, ta kaob ära. Ja need inimesed, kes tema matmise juures olid, need olid naisterahvad ja neid oli üsna suurel hulgal. Seal oli Jeesus ema Neitsi Maaria ja seal olid teised, Magdalena, kes iganes. Tähendab, nendega juhtus nüüd nii, et kui nad läksid uuesti seda Jeesuse hauda vaatama, siis nad avastasid, et see on tühi. Et seal ei olegi mitte kedagi. Ja ainult olid need valged palakad või valged linad sinna jäänud ja ongi kõik. Ja nad ei osanud selle peale midagi teha, ehmatasid mingil määral ära, et noh, näed, keegi viiski Jeesuse surnukeha minema ja ikka noh, igavesti paha kõik ja värgid ja nii edasi. Ja siis ühel hetkel nende juurde tulevad kaks inglit, kes ütlevad, et kas te siis ei ole lugenud Vana Testamenti ja kus on öeldud, et õnnistegija kõigepealt kannatab, noh, Jeesus kannatas ristil, ja siis läheb natukene aega mööda ja 3. päeval ta tõuseb üles ja läheb minema. Ja nüüd, kus te olete näinud, et Jeesust ei ole ja mis tähendab, et ta on ära läinud, siis nüüd ongi siis see pidu ja rõõmuaeg. Noh ja siis ongi see, mida me nimetame siis ülestõusmise pühaks. Ja ülestõusmise püha on muidugi juba praasnik ikka, igas mõttes siin võib juua ja süüa ja nii palju, kui kõrist alla läheb. Ja muidugi teistel inimestel, kes on natukene nagu minusugused, on veel, see ei oma nii suurt tähtsust, aga ikkagi huvitav, on see pluss muidugi veel ka, et paastuaeg saab mööda. Tähendab, ütleme, minu puhul on see tähendanud, paastuaeg kestab 40 päeva. Ja need 40 päeva on see aeg, mil Jeesus oli kõrbes ja kus saatan teda kiusas. Ja kus ta siis kõrbes nälgis ja kannatas ja mis iganes. Nüüd selle tähistamine paastuaeg on nüüdseks siis möödas, mitte nüüdseks, vaid pühapäeval on möödas. No ja siis on juba, nagu ma ütlesin, praasnik missugune, paastuaeg on läbi, hakkab, sellest hetkest alates hakkab kulgema kirikukalender, see on kirikukalendri esimene päev, kui paastuaeg on möödas. No ja siis läheb edasi, mis siis edasi tulevad? Edasi peaks tulema jaanipäev, mis on kah jällegi alkoholiga seotud üritus. No ja siis veel natukene edasi ja veel natukene edasi, siis tulevad igasugused võidupühad, värgid nii edasi. Ja ütleme, kristlik selline karm päev või karm aeg hakkab peale siis jällegi novembri lõpus või detsembris parasjagu, kuidas kalendris kukub ja hakkab peale nõndanimetatud väike paast. Kui see kestis nüüd 40 päeva, siis too kestab 21 päeva. Ja siis tolle paastu algus on siis 4. advendipäev. Nii et, aga too on jällegi selles mõttes nagu positiivne, et ta on seotud Jeesuse sündimisega ja ta ei keela tegelikult. Seal võib küll põhimõtteliselt natuke viinuskit võtta ja nii edasi või glögi näiteks. Glögi traditsioon, mis on Rootsist pärit, kusjuures Rootsi kirikust, viitab veel kord sellele, et glögi kui alkohoolne jook 8–12 kraadi kõva, nagu meil siin Põltsamaa oma teevad ja nii edasi, on just tegelikult
väikse paastuaja jook. Kuidas seda väikest paastu pidada? Ma arvan, et selle juurde me jõuame tagasi kuskil novembris, et mitte ära rikkuda seda tuju ja piiranguid, mis on. Muide, mina ei ole sellest paastuajast nii täpselt kinni pidanud, nagu peab kinni Eesti Evangeelse Luteri Usu peapiiskop Urmas Viilma. No, konks on siin selles, et paastuga sa pead piirama ennast sellistes asjades, millest sa loobuda nagu väga ei taha. See peab olema mingi niisugune asi, mida sa tahad ja millest loobumine nõuab sinult pingutust. No ma nimetasin ühe alkohol, selge, eks ole, nendele, kes veini joovad, ütleme selle iga päev ja nii edasi, nende jaoks, see on piirang. Aga huvitav, et Eesti Evangeelse Luteri Usu Kiriku peapiiskop mingis intervjuus tema käest küsiti, et mida teie paastu ajal siis endale keelate või nii edasi. Ja ta nimetas kahte asja, esimene asi alkohol, sellele saame aru. Ja huvitav oli see, et asi number 2, mida Eesti peapiiskop endale keelab, on Facebook. Ühe sõnaga ta lubab endale Facebooki aeg-ajalt nagu sirvida ja lugeda seal 2-3 päeva tagant, aga ta ei luba endale mitte midagi kirjutada, eriti siis, kui ta hirmsasti tahab kirjutada. Nii et tema jaoks ja see näitab, kuidas paast kultuuriliselt muutub. Ega Jeesuse ajal keegi ju ei teadnud, et nüüd tuleb kunagi mingisugune Facebook, mis on väga ahvatlev ja mis iganes. Nii et kõigepealt siis häid saabuvaid, tegelikult pühad on ju praegu ka, aga siis häid saabuvaid reedet, laupäeva ja pühapäeval siis tähistada. Selles mõttes on võib-olla see paastu aeg praegu ka suhteliselt hea asi, et sa tead, et see lõpus ta lõpeb hästi. Et sa ei pea mõtlema nüüd, et nii Jeesus suri ära, nüüd on läbi. Nüüd meid keegi ei õnnista, me oleme kõik patus ja lähme patustena põrgusse ja tont teab mis iganes. Meie kiriku ja piibli stooril on see väga oluline pluss. Me teame küll, et nüüd neljapäev Jeesus ütles, et ta reedetakse, reedel löödi ta risti, laupäeval võeti ta ristid maha. Et kui me neid lugusid loeme piiblist, siis me teame, et lõpp on hea. Et lõpus lähebki niimoodi, et Jeesus tõusebki üles ja kõik saab korda ja meie patud saavad heaks tehtud ja nii edasi, nii edasi. See võib-olla on nüüd, ütleme, üks selline esimene asi, mida võib-olla me peaksime praegusel ajal nagu natukene mille peale mõtlema. Aga nüüd teine teema on see, issand, tähendab, siin on nüüd see koht, kus ma peaksin nagu eraldi rõhutama, et vaatamata oma preestri särgile ja kõigele sellele, tähendab, paljud asjad, mis ma nüüd rääkima hakkan, ei ole otseselt seotud minu kui vaimulikuga või ametiisikuga Eesti Evangeelse Luteri Usu Kirikus kindlasti mitte. Sellepärast ametlikud esindajad on peapiiskop, piiskop, põhimõtteliselt praostid, koguduste õpetajad, mul ei ole kogudust, ma olen see, mis nimetatakse vikaariks, see tähendab, et ma käin ringi erinevate kirikute ja koguduste vahel, ma hiljuti lugesin kokku, ma olen 70 erinevas koguduses Eestis käinud. Nii et see, mis ma räägin, on suures osas minu arvamus, aga ta on minu arvamus niimoodi, et ta on samal ajal ka kiriku inimese arvamus, sellepärast, et ma arvan asjadest küll isiklikult, aga ma ei saa samal ajal välja lülitada seda, et ma olen usklik inimene ja et mul on omad arusaamad piiblist ja asjadest ja nii edasi ja ma tõepoolest usun ja ma palvetan ja nii edasi. Nii et see on nüüd ühelt poolt nagu Eesti Vabariigi kodanik, aga teisest küljest nüüd see moment ka. Ja tähendab, mida me siin antud juhul ka ei mõtleks, meie probleem seisneb selles, et nüüd nädal tagasi tõstis Riigikogu üles küsimuse Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kirikust Eestis. Ja põhiteema oli selles, et nagu me teame, Moskva patriarhaadi inimesed on põhimõtteliselt Putini poolt, Putinit soositakse, Putini auks peetakse jumalateenistusi, Tallinna õigeusu kirikutes, ta ei ole küll eriti pikalt, aga üldiselt seal alguses öeldakse ära, et andku jumala õnnistust ka Kirillile, kes on siis Moskva metropoliit ja patriarh,
kes õnnistab Vene sõdimisi ja seda. Ja siit tekib paratamatult küsimus, kas selline Moskvat toetav kirik, Moskvat tänasel kujul toetav kirik võib Eestis edasi eksisteerida ja mis saab tast edasi. No, te olete ju tähele pannud, et on olemas tähendab see nunnad, need daamid käivad ju ka vahepeal Tallinna Vahet ja Filareta on selle inimese nimi, kes seal nende see komandör on ja ikka, et me keelame nendel oma jumalateenistusi pidamast ja uskmast ja nii edasi, nemad tahavad Moskvale alluda ja nii edasi. No nüüd on siis asjadega niisugune värk, et mis on siis see Moskva kirik, millele Eesti venelased ja vene usklikud pluss muide Varro Vooglaid, omaette ooper, Varro Vooglaid kujuta ette niisuguse toreda ja aruka inimese laps. Et mis siis nüüd neil on ja mida nad tahavad ja kuidas nad tahavad alluda Moskvale, kuhu nad formaalselt tänase seisuga alluvad. Kiputakse ära unustama seda, et see Moskva kirik, millele Eesti omad siin alluda tahavad, see kirik ei ole kuigi vana. Ta asutati 1943. aastal Stalini ukaasiga. See oli see periood, kus venelastel ja nõukogudel läks sõjas veel üsna halvasti. Stalingradi lahing oli just äsja lõppenud, aga ega sellega veel võitu ei olnud, Kursk oli veel tulemata jäänud. Nii et tegemist on Stalini loodud kirikuga ja selle stalinistliku kiriku alluvuses tahavad siis olla meie need tüdrukud sealt Pühtitsast ja siis ka see Daniel Tartust ja mis iganes. Et mis me siis nüüd nendega teeme, kus on tegemist otseselt Eesti riigi vastase tegevuse ja organisatsiooniga, mille kohta seda on öelnud ka kaitsepolitsei, kes kontrollib nende käitumise asju ja nii edasi. Et mis siis nüüd hakkab edasi saama? Ja siin on mitmed asjad, millele tasuks võib-olla tähelepanu juhtida. Näiteks kas või seegi, et Daniel ja siis õieti Kirill ütleb niimoodi, et need inimesed, kes on langenud Ukraina sõjas, saavad paradiisi. Ja mul on välja kirjutatud, mis Kirill ütles. Kirill ütles niimoodi. Surm Ukraina sõjas, isegi ilma kahetsuse ja usu poole pöördumiseta peseb kõik patud maha. Siit samast muide tuleb välja, et Ukraina territooriumil on Kirill ja venelased hävitanud umbes 900 kogudust. Ma igaks juhuks kordan, kogudus ja kirik ei ole üks ja see sama. Ühe kiriku ümber võib olla 5, 10, 50 kogudust, nii et kogudusi on palju. Ja kui me räägime hävitamisest, siis me räägime just mitte kirikute, vaid koguduste hävitamisest. See tähendab, et koguduse mehed võeti sõtta ja naised... Tõenäoliselt, jah, sul on õigus. No siis on veel üks asi välja mõeldud. Ukraina vastases sõjas osalus agressioonitsoonis, kus see vägi käib, need, kes on olnud vähemalt 4 kuud, saavad seal 4 kuud viibinud vaimulikud, saavad sõjaveterani staatuse, vastavad märgikesed, rahad ja kõik muud niisugused asjad. Kirill on öelnud, ristiga preester läheb ees ja viib sõdurid rünnakule. See on siis. Tänase seisuga me teame, et selliseid vaimulikke on ligi 2000. Kui me nüüd võtame tagasi selle sama vene õigeuskliku vaate kõikidele nendele asjadele, siis neil on olemas terve kogus apostellikke või selliseid pühitsuslikke reegleid. Ma vaatasin 66 apostellik reegel. 66 apostellik reegel võtab ameti igalt vaimulikult, kes on tapnud inimese, isegi juhuslikult, näiteks enesekaitse eesmärgil.
Üldiselt siin on öeldud seda, et 3 aastat pärast seda, kui ta on sellest vaimuliku ametist ilma jäänud, 3 aasta jooksul ta ei tohi minna armulauale. Isegi siis, kui ta on nii-ütelda sedinud õige asja, no kujutage ette näiteks oma kodumaa kaitse või midagi taolist. Venelased ei kaitse praegu kodumaad mitte üks tonks. Aga see ütleb, et tegelikult selline ortodoksne ja selline ütleme õige ja see õigeusk ei ole selline, mis lubaks teha, mida praegu nad teevad. Nii et niisugused on meil siin need asjad, mida Moskvas tehakse ja millega tahavad koos olla Moskva patriarhaadid, Tallinna ja Eesti kirikud. Nüüd ma tsiteerin veel ühte kohta, see on Maris Lauri, kes oli kunagi meie justiitsminister ja rahandusminister, kes on üldiselt väga selline leebe ja tore inimene, on kirjutanud nii. Ausalt, kui endiselt pole Vene kirikul siin Tallinnas julgust end Moskva verevalajatest lahti ütelda, tõesti nad pole kristlased, vaid silmakirjatsejad, kes sellist verevalamist heaks kiidavad Jumalakoja ees ja sees, nad on barbarid. Seda, et Vene õigeusu kirik ei ole eriti kiriku moodi, seda on rääkinud ka siis teine metropoliit Konstantinoopoli Bartolomeos, kes on öelnud, et tegelikult kõik see, mis venelased praegu seal kirikus teevad, ei ole kristlik. Ehk teiste sõnadega me võime alati esitada, näiteks on see samagi Varro Vooglaid või kes need seal on, näiteks võt, et see piirab usuvabadust ja ei lase kirikul olla, nii edasi. Küsimus Varro Vooglaiule, kas Nevski katedraal, kas see värgindus ja need tüdrukud Pühtitsas, kas see on kirik või ei ole? Ja aus vastus on ei ole, sellepärast nad on kiriku põhimõtetest ja asjadest lahti öelnud. Muide, üks asi, mille nad võtsid üle nüüd islamist, mis on täiesti omapärane asi, on see, et Kirill ja kõik need teised, nagu siin juba öeldud on, niipea kui venelane surma saab, sageli venelane kurjategija ja nii edasi, siis ta saab kohe õkva taevasse, mis ei vasta jällegi õigeusu kaanonile. Õigeusu kaanonil on ju 40 päeva pärast mahamatmist on ju see ooteaeg ja nii edasi. Aga tegelikult on Matteuse evangeeliumis on küll 24-36 on öeldud nii, et aega pole teada, millal tuleb maailma lõpp. Ja seda ei tea nüüd, Matteus ütleb, seda ei tea ei poeg, see tähendab Jeesus Kristus, ega seda ei tea inglid, seda teab isa üksi. No kui siis nii võtta, siis ausalt öeldes kogu see Moskva lugu on ikkagi otseselt millegi vastu, mis kirikus on. Oota, võtan oma paberi. Nii, ma vaatan, mis mul siin on. See on teine teema. Nii, ja nüüd veel üks huvitav asi. Tähendab, kui oli palmipuude püha, mis oli pühapäeval eelmisel, siis see oli sellepärast, et Jeesus tuli Jeruusalemma, rahvas võttis ta vaimustatult vastu ja pildus tema jalge ette palmioksi. Sellest tulenebki palmi või palmilehti, sellest tulebki palmipuude püha. Ja ta sõitis Jeruusalemma sisse, kus ta oli endale palunud eesli sälu seljas. Eeslikene sinna visati vaip peale, Kristus istus peal ja ta sõitis Jeruusalemma sisse eesli seljas. Nüüd Kirill, kes on Moskva patriarhaadi ja mis iganes tegelane, tähendab tema isiklik auto, millest hiljuti ka siin oli juttu mitmetes Vene Facebooki väljaannetes. Auto, millega tema sõidab, on Lamborghini. Ja see mudel Lamborghini Roelto maksab 980 000. No mis raha? Dollarit, jah. Muide, kui vahele torgata, siis sinu näites
Facebookist lahti ütelda, oleks võinud tegelikult ütelda selleks perioodiks lahti autost ja kasutada ühistransporti. See oleks nagu natuke hullem nöök olnud. No muidugi. Nii, ja siis on olemas veel üks, aga seda tal ei ole. On Lamborghini Coupé, mis maksab $2 miljonit. Aga seda tal ei ole, nii et ta selles mõttes nagu tagasihoidlik olnud. Aga seal on teine huvitav asi. Tal on käekell, mille siis filmioperaatorid või need, kes tema intervjuud filmisid, mille nad ära avastasid. See on Prantsuse firma Breguet kell, mis maksab 30 000. Kusjuures nad jäid veel jõle õnnetult vahele. Tähendab, nii pea, kui see Breguet story tuli üles seoses ühe pressikonverentsiga, kus ta seal oli. Ja tal oli siis niimoodi, et kell oli siit varukast, oli väljas ja siis targad mehed saadasid, et see on nüüd see ja maksab 30 000, kontrollisid ja need. Nad koristasid selle ära. Tänapäeva, eks ole, digitehnoloogiaga on võimalik ikka seda koristada, mis vaja. Aga seal siis tekkis seal, et jäi alles üks eksitus. Ühesõnaga niimoodi, et kell on niimoodi ja kell siis kaeti niimoodi ära. Aga mis unustati ära katta, on see kella peegeldus laua peal, mis oli poleeritud laud. Nii et kella ei ole, aga kella pilt kohe siinsamas seesama Breguet on alles. Ja siis muidugi siin siis vaprad usutegelased otsustasid, persse käigus ja kuidas käib see kell olla seal ja et ega nagu nii seda asja nüüd enam heaks klaarida. Kui tal see on, miks ta peab seda varjama? See on ju selleks, et inimesed näeksid, austaksid, kadestaksid. Ja kindlasti. Muide, võt siin ongi üks selline asi, et siin Tallinna ja Pühtitsa usklikud ja nii edasi, nad nagu ei pööra tähelepanu sellele, et tegelikult ka vene õigeusus veel eriti ei ole mingit erilist suurt kirikut palvetamiseks vaja. Vaatame siin Tallinnaski, eks ole, see Ahtri tänaval, eks ole, mis on see väike puukirik või teine puukirik, see Ahtri oma, see allub normaalsetele inimestele, see on Konstantinoopoli all. Aga see Olümpiahotelli vastas, see on nüüd siis ikkagi selle Moskva oma. Nii et ühesõnaga see ei pea olema siukene ei tea mis suur ja nii edasi, vaid lihtsalt on siukene koht, kus käiakse palvetamas ja nii edasi ja see on enamgi veel. Sageli veel eriti nõukogude ajal tõenäoliselt oli seda isegi võib-olla rohkem, ma ei oska hinnata, on see, et see palvetamine võib aset leida ka kodus. Kui sa vaatad mingisuguseid Tšehhovi lavastuste põhjal tehtud filme või minu pärast kas või Sõda ja rahu, Tolstoi ja nii edasi, siis sa näed ju, et seal toas kuskil on see ikooni peal on tavaliselt siuke valge rätik või siuke välja õmmeldud rätik ja seal all on siis väike punane tulekene, eks ole, õlilamp, mis põleb ja palvetamise koht ongi see, et venelane läheb sinna nurka, lööb risti ette, palvetab ja nii edasi. Selle kohta on muidu olemas täiesti vapustavalt kihvt stseen. Ma ei mäleta, kas me oleme sellest rääkinud, tead sükust asja nagu ergav kõrbepäik. Ja sellest me rääkisime. Ja mäletad nüüd, et seal oli see risti ettelöömise koht. Minu arvates on see üks kõige... Ma vaatasin selle veel üle. No ja on ju seal. Ja see on tõeliselt. Aga Igor, mul siin nüüd niisugune küsimus. Üks asi on kirik, teine asi on kogudus. Need mõisted... ütleme niimoodi, et Pühtitsa seltskond hakkab käima Jaani kirikus, aga koguduse mõttelaad on endine just nimelt see, mida hästi ei taheta sallida ja Pühtitsa klooster hoonena mädanegu ei ole häda midagi, kõik on korras, nagu natuke... Ja ei võt siin on nüüd see, et meie arhitektuuri ajaloolased on juhtinud tähelepanu sellele, et Pühtitsa klooster ehitati muu hulgas valesse kohta selles mõttes, et sealt tõmmati kõigepealt ekskavaatorite ja tont teab millega maha seal asunud luteri usu kirik ja luteri usu pastori enamu. Nii et see oli tegelikult luteri maha tõmbamine Pühtitsa nimel, selle vene õigeusu nimel. Ega tegelikult sama asi on ju ka Tallinnas. Tallinnas ega Nevski katedraali asemel oli ju ka ikkagi teistmoodi, sealhulgas näiteks ka luteri
Luteri ausammas. Aga nüüd siis on niimoodi, et seal on siis see Nevski katedraal ja siis see $1 miljoni peldik või see, mis sinna ehitati ja tehti. No ja ongi kõik ära rikutud. Lisaks sellele meil on ju seal see situatsioon, et väga tähtsale riigiasutusele nagu Riigikogule ei ole elementaarselt parkimiskohta. No ma ei ütle, et peaks midagi väga sihukest erilist olema, aga no Riigikogus on ka inimesi, kellel on raske käia või nii edasi. Ja lõpuks, miks pärast peab Riigikogu liige või Riigikogu kantselei töötaja või nii edasi parkima, noh, tont teab kuhu, sellepärast ega sealt muide parkimiskohti eriti ju ei ole. See komandandi tänaval ei ole ja nii edasi. Nii et ma ei näe selles mitte midagi halba, kui tekib sinna see mingisugune parkimiskoht. Lisaks selle ei maksa unustada seda, et selle kiriku õnnistasid ja selle ehitasid Vürst Šahovskoi, eks ole, kes oli suur kõva venestaja siin. Ja kui te lähete sisse, siis vasakut paremat kätt seinas on kiviplaadid, kus on siis öeldud, et Nikolai teine õnnistas selle sisse ja tema tütred Olga ja Maria ja kes nad seal olid, tähendab, olid ka sellele. Ühesõnaga, seal tegelikult see kirik ei ole mõeldudki millekski pühaks, vaid see on mõeldud Vene poliitilise ülemvõimu fiksaatoriks või fikseerijaks. Hoone lihtsalt. Ja. No siin ongi see küsimus, et kui Eestis, ma ei tea, mis sõna peaks kasutama, kas likvideeriti või keelati ära KGB, mis siis tegelikult juhtus? Tegelased, inimisikud jäid ju alles, käisid samades baarides omavahel rääkimas ja tekib küsimus, mis keelati ära? Ega siin ei olegi midagi keelatud ja ega keegi ei tahagi midagi keelata. See on see kõige huvitav asi selle juures. See tähendab see, kui me räägime, et võt keelatakse ja piiratakse ja nii edasi. See ongi see, kui me hakkame siis esitama Moskva propagandat. Võt me siin keelatakse ja piiratakse ja nii edasi. See on puhas Moskva jutt 100%. Keegi mitte kedagi kusagil keelata ei taha. Tahetakse ära muuta administratiivne alluvus. No ütleme, meil oli omal ajal siin Tvigateli teha. See tähendab, keelatakse alluda ühele ja nõutakse, et allutakse teisele. Vastupidi. Öeldakse niimoodi, et sellele alluda ei tohi ja järgmine käik on, elage kuidas tahate. Tahate alluda kellelegi teisele, laske käia, seda enam, et Bartolomeus on ju mustvalgel ja selgelt öelnud, et ta ootab, millal see Ukraina sõda ja ükskord ära lõpeb, et Bütsantsi kirikul lasub niigi kohustus võtta nad enda alla või siis suures osas likvideerida see, mis seal Venemaal on, sest teisi variante lihtsalt ei ole, sest kogu see Vene värk ei ole kristlik, niimoodi öeldes, mitte keegi ei keela. Tahate käia kuskil, laske käia, õigeusu kirikuid on siin Lademetes, me räägime veel kogu see ahel, mis hakkab peale Peipsi põhjastele, läheb kuni alla välja. Issand jumal, meil on ju täiesti normaalsed, tublid ja ma ei tea, mis kõik iganes, lõbusad ja vahvad õigeusklikud on kes? On setud. So what? Kas setudel on see mingi probleem, et nad ei allu Moskvale? Või nad ikkagi... Seto on seto ja seto rahvas on saanud kuldmedali Pariisi maailmanäitusel, mida tehti ka hirmtihedalt. Selle eest, et kahe rahva piiril, Eesti ja Vene siis, nemad on jäänud setodeks. Jah, aga kas sa kujutad endale ette, et seto võiks elada ilma kirikuta? Mina ei kujuta nagu seda. Mäletad, oli film Arvo Kukumäest ja Kukumägi näidati, kuidas ta seal kodus on ja mismoodi ta elab ja mismoodi ta seal joob ja mismoodi see teine on. Ja see oli kõik see täielik seto ümbrus. Selle peale siis tekib loogiline küsimus. Neilt ei ole keegi mitte midagi ära võtnud. Nad lihtsalt ei tule selle peale, et nende ülemus peab olema Moskvas. Tähendab, see on nende jaoks, nad on kas täiesti iseseisvad üldse või siis on nad Konstantinoopoli all, kui just peab ilmtingimata kellelegi alluma. Nad saavad teada, et käitumise järgi te olete Konstantinoopoli all, eks ole. Ja see on nende jaoks võib-olla üllatus, nii nagu meil siin on
kui me saame meediast teada, et Eesti tahab nüüd nõnnamoodi. Muide, üks kild. Lenin ütles, et kõikides kunstides kõige tähtsam on kinokunst. Seal me näeme, kuidas asi oli ja usume, et nii oligi. Nii oli näiteks ilus film Jäälahingust, kus me nägime, et seal oli meeletu mass ja ma mäletan, nõukogude ajal käidi ikka sukeldumas ja otsimas, sest me ju filmis nägime, et neid oli 10 000, nende mõõgad ja vidinad, jebinad peavad kõik olema siin põhjas, ei olnud mitte midagi ja alles hiljuti tuli eesti keeles välja raamat, kus seletatakse natuke seda Jäälahingut. Vaatasin mina eile filmikest ja nägin oma silmaga. Filmi nimi oli Carry On. Seda võiks tõlkida vist käsipagasiks. Ja seal oli seltskond, kes paneb pihta Vene mürgi Novitšoki selleks, et toimetada see lennuki peale ja hävitada kogu see lennuki täis inimesi ühe mingisuguse senaatori pärast, kes tegi niimoodi naamodi. No see on story. Aga mis tegi valvsaks oli see, et seal rõhutati, et see on Vene mürk, aga me ei tohi lubada, et venelased satuvad kahtluse alla. Arvestades olusid, juba varakult söödeti teema ette, et tegelikult me oleme venelastega sõbrad. Ma näen seda niimoodi vandenõu teoreetiliselt. See oli aasta tagasi, 2024. aasta film. Ja. Nii et kui mitte midagi muud ei tule sellest Moskva kirikust Eesti territooriumile, siis tuleneb see nõndanimetatud see pehme mõju, see soft influence. Ehk teiste sõnadega, eks ole, inimesed, kes siinsamas Nevski katedralis või kuskil käivad, eks ole, nad ei räägi sellest, aga nad teavad, et see on Moskva asi. Ja nendele on see Moskva niivõrd tähtis, et sellest on tekkinud teatav protestiliikumine. Tähendab, on olemas venelasi, kes ütlevad, et nemad tahavad Moskva alla jääda või nad ei taha, nad on selle seaduse vastu, mis Eesti on vastu võtnud ja nii edasi, mis me sellest järeldame. Et nende juured on Venemaa. Ja esiteks juured ja teiseks on nende see tahtmine seal ja nii edasi, nii edasi. Ja see iseenesest on juba muidugi puhtal kujul jama. Nii et ühesõnaga olukord on selline praegu, nagu ta on ja eks me siis vaatame, mis sellest edaspidi saab, aga ma arvan, et ka sellest Moskva õigeusu kirikus võivad tekkida igasugused seesmised lõhed ja asjad, mis meid tegelikult ei peaks üleüldse mitte huvitama. Tähendab, meie jaoks on tähtis see, et me ei luba, ma ei tea, kas Moskva oleks nõus sellega, kui vanal Arbati tänaval või Petrovka 38 või kuskil avataks näiteks Gestapo filiaal. Ma arvan, et venelastele see variant ei sobi, kuigi venelased hirmsasti armastavad Gestapot, kui me mõtleme 17 kevadist hetke ja Müllerit, kes on tegelikult üks venelaste üks kõige lemmikumaid filmitegelasi, aga me eeldame, et Gestapot Moskvas avada ei tohi. Nüüd on siis sama asi, et mis pärast meil peaks asi olema, seda enam, et see kirik siia on sattunud sügava eksituse tõttu. Lihtsalt sellepärast, et 43 Stalin asutas ja pärast seda ta jäi nagu ta jäi. Muide, tasub rääkida veel ka sellest, et see sama Vene kogukond suhtus üldiselt äärmiselt positiivselt, niivõrd kuivõrd sellistesse asjadesse nagu näiteks küüditamine, see neile meeldis ja neile ei meeldinud metsavennad. Sellega on juba tegelikult ka määratletud, tähendab, mida nad endast kujutavad. Oli neid teisi kolmandat, aga igal juhul, eks ole, normaalse eestlase mõttes on metsavennad head ja küüditajad halvad. Millest me siis hakkame siin antud juhul üldse rääkima. Muide, hea küll, me oleme jõle palju sellest rääkinud, ma lihtsalt selleks, et see oleks nüüd niimoodi, et mitte ainult meie sinuga siin ei võt. Näed, üks asi on Postimees
15. aprill. No siin on siis üteldud, näed, seos Moskvaga peab lõppema. See on ajalehe pealkiri ja noh. See on juhtkiri. Juhtkiri. Ja, nii, ja siin on siis ka Urmas Nemvaltsi väga sükene tore selle asja juurde käiv. Nüüd järgmine on siis nüüd kolmapäevased lehed. Kolmapäevased lehed on meil siis niimoodi. Tähendab, räägitakse sellest, et see, et me ei ole veel seda asja ära likvideerinud või seda seost ära katnud, on uue pronksiöö saatuslik viga. See on siis Õhtulehe arvamusartikkel Oleg Samarodni. Kui Žirnov räägib Moskva patriarhaadi välissuhete osakonnast kui spiooniorganisatsioonist, siis ta ei kasuta seda kujundliku väljendina. No ja siin on siis edasi kõik need 4-5 kõige olulisemad spiooni, kes on siis sealt tulnud. Ja siis samal päeval on meil siis olemas uuesti Postimees, aga selle vahega, et näed, siin on siis kirjutatud verine palmipuude püha. Seda siis kirjutab meil Andrei Kusitškin ja siin on siis jutt sellest, et venelased tungisid või pommitasid 2 kohta Krivoi Rogi ja Sume linna palmipuude pühal. Kusjuures eriti hull oli see Krivoi Rogi oma, sellepärast see oli siis sihitud kesklinna laste mänguväljakule. Tähendab, seal ei olnud lähedal mitte midagi. Tähendab, kui seal üldse mingisugused sõjaobjektid ja nii edasi olid, siis nad ei ole mitte suure linna keskel. No see ei ole konventsionaalse sõjareeglite järgi aktsepteeritav. Jaa, ei ole. Muide, see tuletab mulle meelde ühte asja, mis meil on väike jama koht, on see, et võib-olla me oleme seda korra rääkinud ja see, et me ei oleme ka lollusega hakkama saanud, et me oleme 5 või 6 ministeeriumi pannud kõik ühte majja kesklinna. No ehk teiste sõnadega 1 korralik Iskanderi rakett ja meil on 6 ministeeriumi korraga läinud. Et tähendab, kes idioot oli, kes seda jumal tänatud, et meil vähemalt kaitseministeerium on kuskile mujale sinna ära viidud. Aga ega suuremat nüüd on siis meil siis niimoodi, et nüüd me hakkame ehitama igasugused pommivariendeid ja kiidame, et võt seal Narvas või Virumaal on kuskil jõle kiht pommivarienti. No ma ütleks selle peale, no mida te teete selle pommivariendiga, kui teil on 6 ministeeriumit ühes majas? Seal ei olegi palju pingutada vaja, seal mõni isegi pommi ei ole vaja, vaid lihtsalt üks normaalne FSB agent või paar tükki nendest ja nad lasevad kogu selle asja õhku. Hea küll, see on siis tüüpiline Eesti idiootsus. Aga selleks, et eestlased väga ei solvuks, ma ütleksin, et ma ei saa ühest teisest asjast ka aru. Selle suure ministeeriumide maja taha, sinna endise selle lastestaadioni poole või sinna minna nende 2 Ameerika tänava vahe. Sinna siis nüüd ehitatakse kas 12 või 13 korruseline USA saatkond. No selle peale ma ütleksin niimoodi, et see sama Trump ja kes nad seal on, mis kohaga need mõtlevad? Tähendab, esiteks on strateegiline eesmärk on Eesti sinna. No see Ameerikamaa saatkond, seda kavandati juba üsna ammu ja ma ei tea, kes siis president oli, aga põhimõtteliselt eks see mingisugune 6 ministeeriumit, see hädine küll, aga see ka nagu omamoodi Paabeli torni kujund ja küll ta variseb. Hea küll, kui me nüüd lähme selle teemaga tibaken edasi, tähendab, esiteks ma ei mäleta seda, aga seal on kuskil 5 või 6 maa-alust korrust, tähendab, ameeriklased saavad sinna varjendisse minna, see on nagu mingil määral lohutab, aga teine asi võib-olla on siis see, et ameeriklased panevad meie ministeeriumide kõrval oma saatkonna hoone lootuses ja eelduses, et siis ministeerium ei pommitata. Või vastupidi. Või vastupidi. See on see sama asi, millest Trump nüüd räägib, et kui me paneme Põhja-Ukrainas ja Kirde-Ukrainas, hakkame kaevandama neid haruldasi muldmetalle ja nii edasi, et kui seda teevad ameeriklased seal, siis on väga tõenäoline, et venelased ei julge seda kohta rünnata, sest siis nad ründavad ameeriklasi. Kas sa lugesid artiklit, kus üks härrasmees tõi välja
niisuguse võimaluse, et kui Eesti müüks oma põlevkivikaevandused Ukrainale, vaat siis oleks hea elada. Ja ega ma ei oska ka midagi selle kohta ütelda, see kõik, ja ma ütlen sulle, miks ma ei oska öelda sellepärast, et nüüd meil on 2-3 aastat on tekkinud nii uus poliitiline olukord ja nii uus sõda, et ma ei oska sellest mitte mingisuguseid järeldusi teha. Noh, võib-olla isegi, no ütleme 10 aastat tagasi Ameerika saatkond või need ministeeriumid ei oleks pidanud eriti midagi kartma, sellepärast esiteks sõda ei olnud ja sõda polnud tulemas. Ja teiseks, see lennukiga pommitamine seal kesklinnas nii edasi, see nõuab sihukest täpsust, et kui me tuletame meelde, kuidas Tallinna pommitati, eks ole, 44. aastal, kui nii väga ligikaudselt, ega siis praegused need suured lennukid ja kiired, ega need palju täpsemad ei ole. Aga olukord on muutunud selles mõttes, et ega pommitajad ei ole ju nüüd enam lennukid. Pommitavad need igasugused droonid ja muud niisugused värgid ja need tõepoolest ei eksi. Ja selles mõttes see situatsioon muutub mingil määral teistsuguseks. Aga hea küll. Nüüd, kui me hakkasime nendest asjadest rääkima, siis tuleme tagasi. Muide see, kellegagi oli siin päev või 2 tagasi juttu, et mis oleks, kui Eesti ministrid oleksid kõik oma eriala spetsialistid. See on ju see on see Terrase case, eks ole, Terrase põhiline selline tema erialane olulisemaid asju, mis tal erialaliselt seniajani olnud on Birgit Susanne Hundi temaga koos olemine. Ja see oli jutt, aga millest ma ei taha rääkida, aga lihtsalt ma kuulsin, et huvitavad asja, et mida arvata spetsialistidest. Nendel on võimalus olla kutsekretiin. Inimene, kui ta saab infot, peegeldab seda läbi iseenda, oma mõõdupuude hinnangute läbi kõige. Ja vaat siin võib tekkida nüüd see, et minister räägib laiemale publikule, minu pärast kas või ministeeriumi töötajatele, niisugust juttu, millest keegi kurat aru ei saa. Ja see võib olla, aga tähendab, see lugu, mis mulle räägiti ja mis ma tahaks edasi öelda, on see, et spetsialistid ja muidu nii edasi. See fraas oli selline, spetsialistid ehitasid Titanicu. Jah. Aga mitte spetsialist ehitas noalaeva. Amatöör, jah. Et selle järgi me võime otsustada, tähendab, palju neist kasu on ja mis aga vaata, mis on meie tänase ministri eesmärk ja mis oli isa Noa eesmärk? Jah, seda muidugi. Aga ütleme, see oli siis ja nüüd tuli nagu sellest jutuks. Aga nüüd siis natukene peab siis ka sõjast rääkima, sest päriselt me sellest mööda minna ei saa. Tähendab, üks probleem, mis nüüd seoses Trumpiga on üles kerkinud, on see, et nii tema ise, kui ka inimesed tema ümber ei ole mõnes asjas kohe üldse kompetentsed. Amatöörid. Ja nad on amatöörid või nad teevad väga jämedaid prohmakaid ka oma geopoliitilistes küsimustes. Üks asi, mida Trump lubas venelastele, kui nad hästi käituvad, et ta taastab nende pangaarveldussüsteemi, mille nimi on SWIFT. Venelaste probleem on selles, et mida nad praegu ka ei müüks või ostaks, neil puudub võimalus raha maksta või raha saada. Venelased müüvad nafta ja gaasi kuskile minema, kuskilt tuleb seal 500-600 000 selle portsu eest, mis sinna läks. Ta ei saa seda raha kätte, sellepärast, et nood inimesed, kes seal teises otsas on, ei saa seda raha venelastele saata. Eriline probleem on näiteks Hiina. Kuigi Hiinaga nüüd see asi mingil määral klaarus selles mõttes ära, et hiinlased võivad maksta oma juaanides ja nii edasi ja siis seda võib siis viia kas kohvriga või kuidas ja ükskõik mismoodi. Aga ühesõnaga see on Putini kohutavalt tähtis probleem, sellepärast et välja vedada alumiiniumit, seal neid samu metalle, mida iganes,
nendesse kohtadesse, mis ei ole sanktsiooni all, ta ei saa, sellepärast, et rahad ei liigu ühes või teises suunas. Ja rahade liigutamise vahend on siis eraldi süsteem, mille nimi on SWIFT. Ja Trump ütles, et me teeme selle asja ajame korda ja nii edasi, aga Trump ei tea, et SWIFT on Belgia süsteem. Ja Euroopa Liit ja Belgia on kehtestanud Venemaale sanktsioonid. Ja nüüd, mida see Trump neile seal ka ei lubaks, raha ülekannet teostada ei ole võimalik. Järgmine asi, kus on juttu olnud, et Trump ütles, et ta mõjutab sakslasi ja nii edasi, nii et venelased saavad müüa gaasi. Jällegi väga tähtis artikkel eelarvesse. Ja kasutame selleks Nord Stream 2. Sealt hakkab peale. Ja jällegi Trump unustab ära, et Nord Stream 2 kuulub sakslastele. Ja kui sakslased ei taha ja sakslased ei tahagi, tähendab soodustada mingisugust Vene kaubandust, siis ei saa Trump ka tegelikult mitte midagi teha. Aga tema viga on selles, et ta nagu ei ole eriti kursis, kuidas omandisuhted Euroopas on kujunenud. Siis gaasitrassid, mis lähevad läbi Ukraina, ühe nimi on Progress ja teine on Pomari Uškorod, sealt alt need. Jällegi ta ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et need gaasitrassid ei ole erafirmad, vaid need gaasitrassid kuuluvad Ukraina riigile. Nii et jälle ei tule välja. Nii et ühesõnaga, Trumpi puhul on probleem suures osas ka teadmistega. Aga nüüd üks võib-olla selliseid suhteliselt vastikuid ja ebameeldivaid asju oli see, et mõni päev tagasi oli Trumpi erinõunik või eriabiline Steve Witkoff, kes käis siis Ukrainas seal natukene rääkimas, aga põhiliselt Witkoff istus ja rääkis Putiniga. Putiniga rääkis, et nad kuskil 4 või 5 tundi. Ja Witkoff kiitis, et issand, et nii tore inimene ja nii edasi. Witkoff rääkis Trumpile, et Putin olevat palvetanud siis, kui Trumpi kõrvast kuul mööda läks ja tema tervise eest. Ja siis ta tõi kaasa, lugu, millest me oleme rääkinud, tõi kaasa selle Trumpi pildi, mis Trumpile ei meeldinud. Ja ühesõnaga seda pugemist oli ikkagi nii, et jätkus. Kõige hullem lugu on nüüd see, et Witkoff tuli Ameerikasse teadmisega, millistel tingimustel on võimalik rahu sõlmida. Esiteks 4 territooriumit, Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporožje ja 1 poolsaar Krimm. Et kui need antakse ära venelastele, et siis sellisel juhul on võimalik see sõda ära lõpetada. Nüüd on siis Ameerikas endas probleem, sellepärast, et Witkoff ei ole mitte keegi. Aga riigisekretär ehk välisminister Marco Rubio on öelnud, et igasuguste territooriumide ja nende asjadega businessi ajamine Putiniga ei tule kõne alla. Nii et need on need asjad, mis juhtunud on. Ja kui ma nüüd vaatan seda, mis meil veel natukene aega alles jäänud on, siis on üks huvitav teema, mis on üles kerkinud seoses Trumpiga, on see, et seda võis muidugi ka arvata, et Trump ju võttis ülikoolidelt rahastused ära ja mis iganes, pärast seda on ju raske uskuda, et Trump suhtub ülikoolidesse hästi ja meditsiini ja kliinikutesse hästi kindlasti mitte. Aga on üles kerkinud teema, mida ma olen proovinud ka natukene vaadata ja uurida, on üles kerkinud küsimus sellest, kas Trump on psüühiliselt terve. Ja mina vaatan selliseid asju, ma olen alati nende asjade vastu huvi tundnud ja nii edasi, ja see on üks raamat, see on Atlas of Depression, see on depressiooni atlas, sihukene. Näed, siin on mul igasugused diagnoosid ja asjad ja kõik, mis siin kõik sees on, mitte ainult depressioonid, vaid igasugused muud neurasteeniad ja mis iganes, et Trumpil võivad probleemid olla. Ja selleks, et mitte minna liiga meditsiiniliseks, ma lihtsalt ütlen, tähendab, mis koht see on. Kui te Trumpi kuulate või kui te Trumpi vaadate, siis tal on tekkinud viimase 3-4 kuu jooksul, isegi juba võib-olla natukene enne ametisse astumist on tekkinud üks sündroom.
ja see sündroom on selles, et ta kordab ühte ja seda sama lauset või eeti lause teist poolt mitu korda. No näiteks mingisugune lause, et meie eesmärgiks on saavutada tasakaalustatud rahu Venemaa ja Ukraina vahel, siis ta kordab tasakaalustatud rahu Ukraina ja Venemaa vahel. Ukraina ja Venemaa vahel. Ukraina. Ja siis ta läheb järgmise asja juurde edasi. See on üks dementsuse tunnuseid, selline värk, aga mitte ainult see. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, mida ta kõik hullusti teinud on, minu pärast, tal oli teema, mis tal on nagu üldse käest ära kadunud. Kuhu see Gröönimaa jutt õieti jäi? Põlegi teist enam. Panama ülevõtmine, kuhu see jäi? Kui nüüd vaadata veel mõningaid teemasid seal seos Hiina ja selle, kõik kaob ära. Kas tegemist on tõepoolest mälukaotusega, mis on väga võimalik dementsuse puhul või mis? Mina väidan oma seda väikest raamatut siin vaadates, et see asi kisub dementsuse poole, aga neurasteenilise väljendiga, kui me seda teost nagu lähemalt vaatame. Kui see asi peaks kedagi veel eriti huvitama, enne siia tulekut ma otsisin, ma ei leidnud seda üles. On olemas üks väga väike raamatukene, siukene märkmiku moodi. Seal ei ole palju lehekülgi 200-250. Ja selle raamatu pealkiri on D nagu Dagmar, S nagu Sindi ja M nagu Moskva, DSM ja siis Rooma 4. DSM tähendab Diagnostics and Symptoms Manual. See on siis diagnooside ja sümptomite manuaal. Käsiraamat. Ja seal väga pikalt seal ei kirjutata, aga seal on kõik psüühilised haigused otsast lõpuni, tähendab täiesti süstemaatiliselt ja nii edasi, te võite seda väga huvitav muidega niisama seda asja vaadata, tähendab, kui meil räägitakse ka palju küll depressioonist ja ma ei tea, millest iganes veel, üks väike DSM-4 kodus riiuli peal ei tee sugugi mitte halba. Siin on muidugi, vaata, üks asi on dementsus, teine asi on seniilsus, vanadusega ja kolmas asi, mis on võimalik. Ma olen imetlusega ja vaikse õudusega jälginud presidendi kampaaniaid, kuidas ei saa tagumikku maha ühe lennuki pealt teise peale, tormab, jälle peab tulihingelise kõne, mille puhul mul on alati tunne, et peab olema tublant, et ta ei jõuaks nii, aga paljudel juhtudel, ma olen selle ise üle elanud, see on, kui sa vahetad ravimit, et üks võetakse maha ja asendatakse teisega, siis selle ülemineku peal ikkagi on miskit liiki Kaatri sündroom. Ei muidugi. Muide, kui me sellest rääkima hakkasime, meil palju aega enam ei ole, aga tähendab, ma hakkasin selle üle. Meie põhiseaduses, nagu kõik võimalikes teistes põhiseadustes, on öeldud, et millal tuleb president maha võtta. Ja üks nendest on see, et kui ta on lootusetult parandamatult, tähendab nii haige, et ta ei ole võimeline oma seal funktsioone täitma ja nii edasi. Faina. Nüüd on niimoodi, meil on president, kes armastab viinuskit ja igasuguseid muid teisi asju ja nii edasi. Ja nüüd me esitame endale küsimus, mis on põhimõtteliselt oluline. Kas president on alkohoolik, variant 1, või ta on joodik. Või nimetame selle dipsomaaniaks. See teine. On ilusaid sõnu hulgi, aga president ei ole jumal, teda saab takistada, talle saab keelu peale panna, sest ta ei ole, meil ei ole presidentaalne riik, eks ole. Ei, seda küll, aga point lihtsalt on selles, et tähendab, läheme siit nüüd edasi. Tähendab, meil on see vastus tegelikult oluline, sellepärast kui tegemist on alkohoolikuga, mis on parandamatu haigus, selle sama DSM-i järgi, millest me rääkisime, tähendab, see on kuskil kas 8 või 9 peatükk, seal taga seal erinevad alkoholismi vormid ja nii edasi, siis tegemist on parandamatult haige inimesega ja parandamatult haigus on selline, mis takistab tal oma funktsioone täita. See on üks teema. Aga kui ta lihtsalt joob ja on lihtsalt joodik,
Selle peale me ütleme, so what, kes meist ei joo? Kõik joovad. Ja haigus ei ole see mitte mingil juhul. Ja noh, mingil hetkel ta tuleb kaineks ja siis jälle teeb oma asju seal edasi ja ta ei ole haige. Ja ütleme, kus see piir on? Väga õige. Ja kumb see on? No lähme nüüd edasi. Kes selle piiri kindlaks teeb? Või kes teeb kindlaks, mis praegu siin sünnib? Kes teeb kindlaks, mis on võõrkeelse termini ja eesti termini vahel? Kui palju on neil ühisosa? No ütleme, psühhiaatrid sellega nüüd otseselt ei tegele, nad tegelevad ikkagi pigem diagnooside ja selliste asjadega, aga siit kerkib üles niisugune küsimus. Et kust võetakse need psühhiaatrid, kes selle diagnoosi panevad? Kust võetakse psühhiaater Tartu Ülikoolist või mingist Tallinna Seevaldest või ükskõik kus kohast, kes ütleb, võt siin on see ja seal on too, siin seda haigust ei ole, seal on. Eesti-suguses riigis ma arvan, et ei ole võimalik leida psühhiaatrit, kes ei oleks mingi erakonna liige ja kes langetaks selle otsuse lähtudes oma erakonna huvidest. Nüüd teine variant. Aususe küsimus. Ja teine variant, ütleme siis niimoodi, et me toome psühhiaatri välismaalt. Noh, Soomest või siis Saksamaalt või ükskõik kus kohast. Ja Saksa psühhiaater ei saa Eesti kohta mitte midagi öelda. Sellepärast sakslane ei tea, mis on Eestis joomise norm ja mis ei ole. Mida loetakse normaalseks või mitte normaalseks. Ühiskonna hinnang. Ja psühhiaater peab tulema samast kultuuriruumist. Ja siis ta saab langetada mingisuguseid otsuseid. Ta ei saa seda teha, tähendab olles välismaine inimene ja nii edasi. Kui mul endal oli tegemist depressiooniga ja siis ma puutusin, no eks ole, mul oli oma raviarst ja hindu muide Massachusettsi osariigis ja mis iganes seal tegeles, aga noh lihtsalt, et aru saada, mismoodi edasi minna. Nii edasi lõpuks õnnestus teada saada ja hästi sümpaatne daam, kes mind ka väga oluliselt aitas, oli New Yorgis Cornelli ülikooli kliinikumis. Aga selle daami eripära seisnes selles, et esiteks ta oli olnud kompartei liige, teiseks oli ta olnud Moskva teise meditsiini instituudi komsomolikomitee sekretär, noh ja kõik muud asjad siia juurde. Ehk teiste sõnadega meie taustad olid ühesugused. Ja tänu sellele, et tema taust ja minu taust langesid omavahel kokku, oli tal võimalus, et mul ei olnud vaja diagnoosi panna, diagnoos oli olemas, vaid tal lihtsalt oli vaja üles leida milliste ravimitega ja millega tähendab mind edasi ravida, mis muide juhtuski nii, et ongi kõik korras. Praegu ma oma seda depressioonilugu õieti enam ei mäletagi, sellest on 25 aastat möödas. Aga see tuletab mulle meelde just seda, et võt on mingisugused juhtumid ja Trumpi juhtum on just nimelt see, et kes on Ameerikas see psühhiaater, kes vajaduse korral annab Trumpile diagnoosi. Noh, küll jätame selle inimliku aspekti kõrvale, et küsimus pole mitte ainult Trumpile diagnoosi andmises, vaid humaansestest kaalutlustest lähtudes küsimus on sellest, kuidas Trump terveks teha. Seepärast arsti ülesanne ei ole mitte ainult diagnoos panna, vaid ka määrata ravi ja kõik muud sellised asjad. Aga no see on nüüd siis niisugune lõpetuseks niisugune vahva teema. Siin ma torkaksin veel vahele üks komponent. See on võimalik, et see puudutab eriti meie olusid, aga võimalik, et see on ülemaailmne. See on teadustööd ja nende kvaliteet. Ei saa teha ju doktoritööd teemal, mis sõnadega alustavad eestlased telefonikõnesid, nagu siin kunagi ma lugesin, et olevat olnud. Ja, no ühesõnaga, see on omaette siuke suur story. Psühhiaatria on väga seotud sotsiaalsete asjadega, mis tõttu, no kuidas nüüd öelda, see diagnoosi panemine on iseenesest väga keeruline. No, seda teavad need meie vanusepoisid, kes Mihkel Raud kirjutas sellest raamatu, kuidas ta šlikerdas ennast Nõukogude armeest välja tänu psühhiaatritele ja nii edasi. Nii et jah, ma siin vaatan, mis siin alkoholismist on, siin on duaalalkoholism ja nii edasi. Aga no see ei olnud igal juhul, see ei olnud meie teema.
lihtsalt, et küsimus, muide, paned tähele, see teeb kuidagi elu kergemaks. Kui hakata mõtlema, et Trumpil võivad tõepoolest olla psüühilised probleemid. Ei olegi haige, aga lihtsalt ei psüühilised probleemid. See teeb kuidagi nagu meie elu lihtsamaks. Et hakkab kergem, et näe, tal ka ja mis ma siin ikka virisen. Ja ei saa öelda, et oi, mis seal nüüd juhtub. Ei ole aja seda öelda, me juba teame, et võt nii on ja nii edasi. Meil jäi nüüd üks teema rääkimata, aga selle lükkame siis järgmisesse nädalasse. Meil jäi rääkimata see venelaste hääletamisõigus ja selle äravõtmine ja nii edasi. Aga meil tuli igasuguseid teisi asju nii palju vahepeal ette, et ei saanudki kõigest rääkida. Nii et tänase kohta ütleme siis aitäh ja nädala pärast siis näeme uuesti. Ole tänatud, Igor Gräzin. No, eks kirumist, kiitmist ole siin jälle kuhjaga õhus, kui see saade on ära vaadatud ja ma usun, et ega see toetajaid laiali ei peleta. Koos oleme tugevad ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.